Iraan kiirustab varjama Trumpi rünnakuid ja püüab müüa võitu tsensuuri tõttu isoleeritud elanikkonnale. Kuid tõde ei jää kunagi kauaks varjatuks. Sel laupäeval, 2026. aasta 9. mail räägib Iraani riigitelevisioon kontrollist, vastupanust ja normaalsusest. Videod ja sõjaväeavaldused näitavad, kuidas Iraani laevad peatatakse Omaani lahes, Ameerika Ühendriikide merevägi hoiab survet ning Teherani režiim püüab kahju muuta propagandaks. Iraani siseselt räägitav vale on lihtne. Riik võidab, Ameerika blokaad kukub läbi ja revolutsiooniline kaardivägi juhib olukorda. Kuid selle majandus on lämbumas ja elanikkonnal puudub vaba juurdepääs teabele. Olukord on plahvatusohtlik. Ning verine revolutsiooniline kaardivägi, kes kontrollib Iraani diktatuuri, on kokkuvarisemise äärel. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse standardi järgi. Milson Alves. Iraan on juba umbes 70 päeva olnud tõsise rahvusvahelise interneti katkestuse all, kus katkestus algas 28. veebruaril ning see on üks suurimaid digitaalseid piiranguid, mis kunagi on terves riigis registreeritud. Tegelikult ei saa enamik elanikkonnast vabalt jälgida, mis toimub väljaspool ametlikku versiooni. Juurdepääs toimub riikliku televisiooni, riikliku raadio, kontrollitud teadaannete, sisemiste rakenduste ja jälgitavate riiklike kanalite kaudu. Kuigi vähesed suudavad blokeeringust mööda pääseda alternatiivsete vahenditega, just nii püüab Teheran oma võiduvalet üleval hoida. See lõikab inimesed maailmast ära ja annab rahvale propaganda järgi kujundatud sõjapildi. Ja varjab, et väljaspool jätkavad Trumpi rünnakud, mereblokaad ja Ameerika surve Iraani revolutsioonilise kaardiväe nõrkuse paljastamist omaenda rahva ees, keda nad väidetavad kaitsevad. See mõjutab tööd, õppimist, perekondlikku suhtlust ja igasugust katset kontrollida, mis toimub väljaspool riigitelevisiooni. Elanikud saavad sõjas filtreeritud versiooni, valitud kaadrid, võidukõned ja vaikuse eskalatsiooni tegeliku hinna kohta. Režiim teab, et kui tavaline iraanlane näeb teist poolt, hakkab propaganda murenema. Iraani televisioon pidas olukorda isegi tavaliseks. Avalikkuse ette jõudev video tavab täpselt seda narratiivi. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et USA väed tegid 8. mail Iraani naftatankerid Sistar 3 ja Sevda töövõimetuks, enne kui need sisenesid Iraani sadamasse Omaani lahes. Rikkudes käimasolevat mereblokaadi ei olnud eesmärk laevu uputada, vaid takistada neil marsruudi lõpetamist. Sõnum oli läbimõeldud. Trump ei pidanud tegevusest etendust tegema, et näidata, et Iraani marsruut on endiselt jälgimise all ja et katsele blokaadist läbi murda reageeritakse koheselt. Marco Rubio tegi selgeks, et kui Ameerika mereväe laeva pihta tulistatakse rakett või droon, siis Ameerika Ühendriigid ei lepi tabamusega. Nagu midagi ei juhtuks, üritab Iraan sisemiselt võitjana paista, kuid väljaspool riigitelevisiooni. Ta peab tegelema suurvõimuga, kes vastas, blokeeris, muutis laevad töövõimetuks ja nõuab nüüd Teheranilt ametlikku vastust vaherahu pakkumisele. Viimaste rünnakute puhul 2 naftatankeri vastu ei ole olemasoleva info põhjal kinnitatud hukkunuid, kuid kogu sõja kontekstis on inimkaotus juba raske. Iraani tervishoiuministeerium, keda tsiteeris Ameerika sõjaväemeedia, teatas enam kui 1200 hukkunust ja 20 000 haavatust alates operatsiooni algusest. Need numbrid näitavad, miks Iraani propaganda peab olema nii agressiivne. Kui sõda nõuab kõrget hinda, püüavad suletud režiimid asendada küsimused loosungitega ja valu ametliku retoorikaga. Järgmine samm on nüüd Teherani vastus Ameerika ettepanekule. Valge Maja ja riigidepartement ootavad Iraani seisukohta ajutise vaherahu kohta. Turvaline laevanduse struktuur. Probleem režiimi jaoks on see, et Ameerika survele järeleandmine näib oma enda radikaalse baasi ees kaotusena. Kildumine võib suurendada blokaadi, suurendada majanduslikku survet ja jätta elanikkonna veelgi rohkem lämbuma. Seetõttu muutub riiklik propaganda poliitiliseks ellujäämisvahendiks.
See ei ole mõeldud ainult teavitamiseks, vaid ka selleks, et takistada rahval märgata vastuolu võidunarratiivi ja tegelikkuse vahel. Seisvatest laevadest, katkestatud internetist, surve all olevast valuutast ja pingelistest piiridest. Iraani enda ajalugu näitab, kui kalliks selline vale maksma läheb, nagu juhtus Iraani-Iraagi sõjas 1980-ndatel. Revolutsiooniline režiim hoidis aastaid üleval püha vastupanu narratiivi, samal ajal kui riik koges tohutuid inimkaotusi, majanduslikku hävingut ja sotsiaalset kurnatust. Britannica entsüklopeedia hinnangul põhjustas sõda kokku kuni 500 000 surmajuhtumit. Suur osa kaotustest tabas Iraani. 1988 aastal, kui ta nõustus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni resolutsiooni vaherahu tingimustega, võrdles Khomeini seda otsust mürgi joomisega. See episood seob praeguse hetke, sest paljastab mustri. Režiim sunnib elanikkonda ohverdama. Nad nimetavad taganemisstrateegiaks, kannatusi vastupanuks ja tunnistavad survet alles siis, kui probleemi ulatus pole enam võimalik varjata. Teised rahvad näitavad samuti, kuidas sõjapropaganda võib hoida elanikkonda kinni võltsvõidus. 1982. Aastal Falklandi sõja ajal püüdis Argentiina diktatuur veenda avalikkust, et nad on võitmas, samal ajal kui sõjaline olukord halvenes. Washington Posti tollane reportaaž kirjeldas, kuidas hunta kontrollis telekanaleid ja suuremaid ajalehti, kasutas patriootlikke sõnumeid ning müüs võiduideed. Ka siis, kui lahinguväljalt tuli tõsiseid ohumärke, käsitleti Nõukogude Liidus Afganistani sõda aastaid ametliku keelepruugiga, kuni vägede lõpliku väljaviimiseni 1989 aastal. Paljastada pika ja kurnava kampaania raskust. Võrdlus on tugev, sest suletud režiimid käituvad sageli nii. Nad kontrollivad ekraani, kontrollivad sõna, kontrollivad tänavat ja püüavad isegi kaotuse tajumist kontrollida. Tänapäeva Iraan kordab seda loogikat, blokeerides interneti, suunates rahva jälgitavatesse kanalitesse ja muutes iga taganemise võiduhõiskeks. Ja just seal hakkab Iraani versioon kokku varisema. Kui Teheran võidaks nii kindlalt, ei peaks ta katkestama ligipääsu, kontrollima narratiivi, vangistama kriitilisi hääli, suunama elanikkonda kodumaistele rakendustele ega väitma, et kõik on normaalne. Samal ajal kui blokaad jätkub, ei näita töövõimetuks muudetud naftatankerite video ainult sõjalist tegevust, vaid ka seda, kui raske on režiimil varjata, et Trump tabas valusat kohta. Revolutsiooni gardivägi püüab hoida kontrolli hirmutamise, tsensuuri ja propaganda abil, kuid tegelikkus tungib läbi kardina. Laevad peatatakse, läbirääkimised on endiselt laual. Ja Iraani rahvas maksab hinda režiimi eest, mis eelistab ellujäämiseks valetada, selle asemel et tunnistada, et on viinud oma rahva ohtliku kriisi. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.